Trump asetas Ulises Rosales del Toro perekonna Washingtoni ja Havanna vahelise konflikti keskmesse. Ja sel kolmapäeval, 2026 aasta 27. mail, juhtum muutus kaalukamaks, sest ühe ajaloolise Kuuba diktatuuri kindrali tütre on ICE juba Lõuna-Floridas vahi alla võtnud. Samal ajal on teine tütar avalikkuse ees seoses majandusstruktuuriga, mis sümboliseerib režiimi privileege. Lina Rosales Aguirre Urreta, endise Kuuba revolutsiooniliste relvajõudude staabiülema tütar, peeti kinni Ameerika migratsioonivõimude poolt. Pärast Miamis elamist ja oma olukorra seadustamist üritades näib Perla Rosa Rosales Aguirre Urreta, sama kindrali teine tütar, olevat seotud Abaguanexi äriringkonnaga ja Havanna valuutamajandusega. Just Seal tabab Trumpi survediktatuuri valusat kohta. Võimulapsed tahavad mugavust väljaspool saart, samal ajal kui Kuuba rahvas saab osaks repressioonidest, elektrikatkestustest ja vanglast. Mis muutub siis, kui Miami pole enam peidupaik? Miks režiimi eliit nüüd paljastati? Kuidas Trump selle piiramisrõnga lõi? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Alina Rosales Aguirre Urreta kinnipidamine sai Lõuna-Floridas uudiseks, sest ta ei ole lihtsalt tavaline Kuuba immigrant, kes on migratsiooniprotsessis. Ta on Ulises Rosales del Toro tütar, reservis olev diviisi kindral, isik, kes on lähedal kastrismi ajaloolisele tuumikule ja varem režiimis keskseid ametikohti täitnud. Kohalikud reportaažid teatasid, et Lina peeti kinni Ameerika Ühendriikide migratsiooni- ja tollikontrolli teenistuse ICE poolt. Ja et nüüd ootab teda kautsjonistung kohtuniku ees. Võimud ei ole avalikustanud, kus ta vahi all viibib. Selle juhtumi veelgi plahvatusohtlikumaks muudab üks detail. Tee, mida Alina kasutas Ameerika Ühendriikidesse sisenemiseks. Ajalehe Diario dos Americas andmetel saabus ta 2023 aastal Havannas väljastatud turismiviisaga ning elas Miamis, püüdes samal ajal oma immigratsioonistaatust seadustada. Sama allikas märgib, et tema isa täitis olulisi rolle Kuuba sõjalises ja poliitilises struktuuris. Sealhulgas oli ta revolutsiooniliste relvajõudude kindralstaabi ülem, suhkruministeerium, põllumajandusministeerium ja ministrite nõukogu asepresident. Juhtumi poliitiline loogika on lihtne. Donald Trump ja Marco Rubio hakkasid sihikule võtma Kuuba eliidi privileege, kes Havannas esineb revolutsionääridena. Aga otsib kaitset, raha ja mugavat elu. Ameerika Ühendriikides nõuab režiim rahvalt ohvreid, kuid nende enda pereliikmed otsivad stabiilsust Ameerika pinnal. See ongi see vastuolu, mis nüüd plahvatab. Diktatuuri kindrali tütar ilmub välja migratsiooni kinnipidamises. Just sel ajal, kui Washington suurendab kontrolli Havannaga seotud mõjude võrgustike üle. Perla Rosa Rosales Aguirre Urreta astub sellele samale mänguväljakule teist teed pidi. Ta ei ilmu välja kui kinnipeetav ja see peab olema selge, kuid tema nimi on seotud režiimi majandusringlusega. Diario de Cuba registreeris, et Perla oli aastatel 2004-2017 seotud ettevõtlus- ja varavõrgustikuga, mis oli seotud vana Havanna turismiringkonnaga, omades otsest ligipääsu majandusele. Marti Noticias kirjeldas Perlat samuti kui töötajat, kellel on juurdepääs varade ja turismisektorile, samal ajal kui ta jätkab süsteemi avalikku kaitsmist. Just Seal hakkavadki mõlemad tütred režiimile sama probleemi kujutama. Lina sümboliseerib eliiti, kes püüab pärast võimsa Kuuba perekonna seast tulekut Ameerika eluga kohaneda. Perla sümboliseerib eliiti, kes jääb seotuks riigi ja sõjalise struktuuri kontrollitava rahaga saarel. Üks on otse USA immigratsioonivõimude haardes, teine on avalikus arutelus paljastatud kui osa privileegide mehhanismist, mis ümbritseb režiimi. Trump ei pea mõlemad kinni pidama. Et mõlema kaitsekiht maha võtta, piisab sellest, kui heita valgust sellele, mis varem jäi kaitstuks perekonnanime, vaikuse ja kauguse tõttu. Kindral Ulises Rosales del Toro ei ole selles loos väike tegelane. Teda esitletakse nii ajakirjanduses kui ka sõltumatus Kuuba uudistesaates kui võimuringkonna võtmeisikut, kes on aastakümneid olnud seotud Kuubas sõjalise ja administratiivse struktuuriga. Tema perekonda tuuakse näiteks lõhest, mis valitseb tippjuhtkonna ja tavalise kodaniku elu vahel.
Samal ajal kui kuubalased seisavad silmitsi toidupuuduse, elektrikatkestuste ja hirmuga protestida, juhtide sugulased liiguvad vabalt Miami ja Kuuba, Cancuni, Havana ja Euroopa vahel, ajavad äri, omavad kinnisvara ja pääsevad eksklusiivsetesse piirkondadesse. Surve avaldatakse sellele perekonnale ka samas keskkonnas, kus USA võimud uurivad David Ramirez Alvarezi, ütles Kuuba saatkonna sekretär Washingtonis. Fox News teatas 26. mail 2026, et föderaalvõimud uurivad, kas Ameerika Ühendriikides tegutsevad rühmad osalevad Kuuba režiimi toetavas välismõjutuskampaanias. Diplomaat ilmub videos, tuues välja seadusandlikud ettepanekud, mida Havana soovis näha ning mida toetasid Ameerika aktivistid ja organisatsioonid. See uurimine avab suurema rinde. See ei ole lihtsalt üksik immigratsiooniga seotud kinnipidamine. Tegemist on mitmekihilise pealetungiga. ICE tegutseb režiimi tegelaste pereliikmete suhtes, kes elavad Ameerika Ühendriikides ilma täielikult korrastatud staatuseta. Justiitsministeerium, Välisministeerium ja Rahandusministeerium uurivad Fox Newsi andmetel mõjuvõrgustikku, mis on seotud Kuubat toetavate rühmitustega Ameerika Ühendriikide territooriumil. Ja selle kombinatsiooni keskmes ilmuvad samad elemendid. Kuuba diplomaatia, režiimi toetav aktivism, sanktsioonide vastane lobitöö ja kastristliku eliidi perekonnad, kes püüavad end väljaspool Kuubat kaitsta. Alina juhtum on oluline, sest Kuuba kohandamisseadust on alati peetud kaitseväravana nendele kuubalastele, kes põgenevad diktatuuri eest. Pahameel tekib siis, kui kindralite ja juhtide sugulased püüavad kasutada sama loogikat, samal ajal kui nende pered on olnud osa masinavärgist, mis sundis nii paljusid kuubalasi pagulusse. Konservatiivse baasi jaoks on see kõige tugevam pööre. Need, kes aitasid režiimil püsida, ei saa pidada Ameerika Ühendriike poliitiliseks hotelliks. Kui surve suureneb, siis Perla paljastus suurendab seda kahju veelgi, sest see viib arutelu migratsiooniteemalt rahale. Pagonex ja Vana Havana turismiring on seotud valuutasektori laiendamisega, pärandi, hotellide, teenuste ja privilegeeritud ligipääsuga. Kui kindrali tütar ilmub sellesse keskkonda, siis narratiiv ei ole enam ainult viisa, elamisloa või kautsjoniistung, vaid muutub jutuks perekonna võimupärandist, kes on struktuurist kasu saanud, millele Kuuba rahvas ligi ei pääse. Poliitiline mõju Miamis on samuti tugev. Kuuba pagulaskogukond on aastaid jälginud süüdistusi juhtide laste kohta, kes elavad Ameerika Ühendriikides, avavad ettevõtteid, taotlevad seaduslikku staatust ja naudivad Ameerika vabadust. Samal ajal, kui režiim vangistab opositsionääre saarel, ilmuvad uudistest teated noortest, kes on vahistatud protestimise eest, teismelistest, kes viiakse vanglatesse ja peredest, kellel puudub selge info oma laste õigusliku olukorra kohta. See kontrast annab jõudu nende reaktsioonile, kes näevad Alina vahistamist kui tõsisema vastutuse nõudmise algust. Seos Marco Rubioga suurendab selle loo kaalu. Rubio esindab Trumpi valitsuses kõva joont Kuuba režiimi vastu, rääkides leplikkuse lõpetamisest ja otsesest survest diktatuuri toetajatele. Poliitiline sõnum on see, et Ameerika Ühendriigid ei taha ainult sõnu Havana vastu, vaid meetmeid nende vastu, kes kasutavad Ameerika territooriumi. Et vältida tagajärgi, korraldada poliitilist mõjuvõimu või kasutada ära hüvesid, mida diktatuur ise Kuuba rahvale keelab. Uurimine David Ramirez Alvarezi suhtes tugevdab seda piiramisõhkkonda. Fox Newsi andmetel on juhtum seotud 145 organisatsiooni võrgustikuga, mille kombineeritud aastane tulu on umbes $1 miljard. Need on hajutatud ametiühingute, üliõpilasgruppide, sotsialistlike organisatsioonide, sõjavastaste koalitsioonide, usurühmade ja õigusabiorganisatsioonide vahel. Ja mine süüdistus on, et osa sellest võrgustikust teenib Havana huvide tugevdamist Ameerika Ühendriikides. See punkt on otsustava tähtsusega, sest näitab, et Washington jälgib korraga 2 rindejoont. Esimene on perekondlik ja migratsiooniline rinne, kus Liina sattus ICE huviorbiiti ja Perla on paljastatud seotuse tõttu režiimi majandusega. Teine on poliitiline ja diplomaatiline rinne, kus Kuuba saatkonna ametnik on uurimise all väidetava mõjuvõimu koordineerimise tõttu. Trumpi jaoks võimaldab see juhtumit esitada rünnakuna Kuuba diktatuuri välise kaitse vastu. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad videokirjeldusest.
pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves